Sotsiaaldemokraatliku erakonna volikogu kutsub täna Pärnus vastu võetud avalduses tööandjaid, ametiühinguid, noorteühendusi ja puuetega inimeste esindusorganisatsioone seisma vastu valitsuse plaanile kaotada igakuine kindel töötasu ja asendada see töötajaid kahjustava kõikuva palgaga. Valitsusel on plaan anda tööandjatele õigus muuta ühepoolselt inimese palka tulevikus ja töötunde, kui palju tööd pakutakse inimesele, ehk siis garanteeritakse tulevikus ainult 10 tundi tööd ja ülejäänud 30 tundi sõltub majandusolukorrast, sellest, kas tööandjal on töötajaga hea läbisaamine või mitte. Ja see toob selliste lepingute lubamine, toob kaasa selle, et inimesed ei saa olla kindlad enam, milline on tulevikus nende pension. Inimesed ei tea, milliseks kujuneb nende vanema hüvitis ja põhimõtteliselt haiguslehel ei ole võimalik jääda. Koalitsioonis oleva Eesti 200 juhatuse liikme Aleksei Jašini kinnitusel puudutavad muudatused eelkõige hotellide ja restoranide töötajaid. Me räägime sellest, et just hotellinduse ja restoranide valdkonnas, kus on hooajati rohkem tööd, et tööandjad on alati kahe valiku juures. Kas on see, et sa pead endale leidma mõneks ajaks rohkem töötajaid või siis sa pead maksma üle töölepingus sätestatud koormus inimestele palka 1,5 kordsed. Ja mina siinkohal ei näe, et inimesed hakkavad orjadena rohkem tööd tegema, et seda kindlasti ei tule, et tööleping ka edaspidi ja selle seadus kaitseb töötajaid. Väga suurt muret tuntakse ka Reformierakonna plaani pärast minna üle tasulisele kõrgharidusele, sest levinud arvamuse kohaselt ei suuda Eesti 200 üksi pidada oma lubadust, et kõrghariduse esimene aste jääks õppurile endiselt tasuta. Ma ei ole selles kindel, et Eesti 200 selle ära suudab hoida, sest küll seal leitakse nipp, näiteks tasuline kõrgharidus, nende küsimus on see, mida me nimetame tasuliseks kõrghariduseks. Väga palju, kui koalitsioonis olid ka sotsiaaldemokraadid, püüdis haridusminister lauale panna ettepanekut, et on administreerimistasu. Lihtsalt, et iga üliõpilane maksab 500 eurot semestris või niimoodi administreerimistasu. Et ta ei ole oma olemuselt ju, ei nimetata seda tasuliseks kõrghariduseks, et ta lihtsalt administreerimistasu. Aga tegelikkuses see ongi tasuline kõrgharidus. Oleme saanud ettepaneku või seisukoha Reformierakonna poolt, et ikkagi tasuline mingis ulatuses võiks olla igas astmes ja kohe esimesest kraadist. Aga nii palju, kui minu tunnetus ütleb, siis nii Reformierakonnas endas tegelikult ei ole nii palju toetus sellele nägemusele, ja kindlasti me suudame seda ära kaitsta, ära seista. Ja see on ikkagi väga loogiline moment, et esimene kõrgharidus eesti keeles Eestis oleks edaspidi tasuta. Aga see administreerimistasu 500 eurot, millest juba räägitud on? Mina olen hariduse töörühmas tõesti, oleme arutanud kõrghariduse punkte ja võin öelda, et sellist punkti seal ei ole praeguse seisul arutatud.